Tere! Õpetaja Kairi siin. Tänases väikeses videos räägime sellest, kuidas erimärgilisi arve jagada. Sa tead juba 4. klassist, et kui sa jagad 2 positiivset arvu, siis tulemuseks on alati positiivne arv. Ja nii jääb see ka meie edasistes arvutustes see reegel kehtima. Nüüd asendame näiteks positiivse 12 jagamise negatiivse 4-ga. Me teame eelmisest videost, et 2 negatiivse arvu korrutis oli positiivne, seega kuna jagamine on korrutamise pöördtehe, siis saame me vastuseks negatiivse arvu. Ehk siis alati, kui me positiivset arvu jagame negatiivse arvuga, on tulemuseks negatiivne arv. Võtame nüüd ja jagame -12 4-ga ja seda jagamise tehet me võime nüüd võtta kui jagatise vastand arvu. Ja siit tuleb siis järgmine reegel, kus negatiivse arvu ja positiivse arvu jagatis on alati negatiivne arv. Ja viimasena siis näitame, kui meil on vaja jagada negatiivset 12 negatiivse 4-ga. Ja siin tekib siis jälle selline olukord, et jagamise tulemusena jäävad meile nagu 2 miinust kõrvuti, ehk tulemuseks on siis -3 vastandarv. Ja siit siis tuleb reegel, et alati 2 negatiivse arvu jagatis on positiivne arv. Ja jäta meelde endale selline reegel, et erimärgiliste arvude jagatis on alati negatiivne ja samamärgiliste arvude jagatis on alati positiivne. Jäta see meelde ja harjuta. Edu sulle!